Tere, kaunis kuulaja! Sa kuulad Tšanda kanaldust. Mingil hetkel oli elumängust kasulik olemise lüke saanud. Me lükkasime seda rasket atra ja lootsime, et meie elukvaliteet pareneb. Mees, kes sümboliseeris ruumi ja naine, kes sümboliseeris aega, olid mõlemad muutunud tähtsusetuks. Me olime hakanud neid kutsuma plikadeks ja poisteks. Me olime hakanud ühtemoodi rüvetama aega ja ruumi. Me olime unustanud austamise. Siiski tallasime me aega seda imekaunist naisenergiat ja ületasime vahemaasid, toda kuninglikku meesenergiat. Ihaledes sisimas rohkem ruumi ja vähem aega. Jah, just vähem aega. Ja seepärast me olime ka võtnud kasutusele lause. Mul ei ole aega. Naine oli ajastuga muutunud ebamugavaks nähtuseks, tähtsusetuks elemendiks, mõnikord kasulikuks teenijaks. Aga üldiselt tuli temast lahti saada. Vähemalt kuhugi kõrvale ära panna, silmade alt eemale tõsta. Nii sai võidu joostud ja aega tapetud. Aega kulutatud käte laiutamisel inimestest, kes meid hoolisid, nendele üteldud, et mul ei ole aega, mul on kiire. Võib-olla me ei taibanud ise, aga võib-olla me olime ka täiesti teadlikud, mida ma sõnumiga edastasime. See ei paku mulle huvi. Sinu seltskond ei paku mulle huvi, selle asemel ma valin midagi muud. Mõnikord ma ütlen sulle, mida ma valin, mõnikord ma valetan sulle silmad täis, mõteldes midagi välja, miks ma ei peaks sinuga koos olema. Millisesse hinda oli tõusnud ausus? Kui suured teemantid olid tõusnud hindamatusse väärtusse, siis nüüd oli aususest saanud midagi pürgimatut. Midagi, milleni pole võimalik ulatuda. Võib-olla kuskil kauges maailma paigas, mõnes kaugemas nurgas veel oli keegi, kellel oli jõudu. Kellel oli jõudu ja jaksu, et ulatuda aususele. Toda läbi müütide ja pikkade kirjalugude otsitud austavasse armastusse. Sest on ju armastus kõigest austus. Ta on hoolimine.
virtuaalses maailmas saan ma ulatuda hoolimisse, kui ma aktsepteerin mõlemat poolt, mõlemat äärmust, naist ja meest, ruumi ja aega. Seni, kuni ma tahan neid rüvetada ja nendest lahti saada, neid lagastada, võib-olla ühte omaks võtta, teisest vabaneda, ühte avalikkusele näidata, teist peita. Olen ma armastusvõimetu, sest ma olen ühe välja lükanud. Ma olen ühelt poolelt austamise ära võtnud. Ma väldin teda. Võib-olla ma tahan, et ta oleks mulle kasulik. Võib-olla ma tahan, et ta annaks mulle energiat, elujõudu. Võib-olla ma tahan temaga uhkustada. Võib-olla ma tahan teda enda lähedale. Lootes, et ajana kingitab mulle aastaid juurde, mida ma saaksin ka edaspidi kulutada. Ihaletud ruumimängu laiendamisele. Enama omamisele. Suuremale valetamisele. Endast kaugenemisele. Võib-olla olid tõesti mõned asjad nii segamini läinud, et arusaamine toogi oli segamini. Võib-olla me isegi soovisime püüda seda õiglast väärtust, aga julgus puudus. Veel enam puudus julgus tunnistada, et julgus puudub. Mul ei ole armastust. Kuidas ma oleksin saanud minna avalikkuse ette öelda, et vabandage, ma olen armastusest lage. Kas keegi palun paneks mu mütsi sisse mõne mündi eest armastust? Ehk on teil täna müüa mulle natukene armastust, mis võiks mulle kuluda marjaks ära? Ehk võib-olla siis ma toda saaks kasutada landina ja tõmmata enamgi endale ligi seda, mida mu südametagused pimekohad ihalevad. Too on ju mäng, millega võidetakse. Ma olin hakanud otsima, jah, muidugi tähelepanu, seda ma otsisin ammu juba, aga ma olin hakanud otsima tähtis olemist, ma taipasin, et läbi selle on paremad tulemused, see töötab hästi. Ma käisin välja lubadused, ma käisin välja pakkumised ja kui siis rahvas kohale tuli või oli juba valmis tulemas, ma ütlesin, et mulle ei sobi. Ei, ma täna ei saa, ma olen hõivatud täna, mul on täna palju tegemist. Mul on kiire täna. Mul on täna kiire. Mul ei ole sulle aega. Mul puudub huvi sinuga kokku saada. Ja. Mul puudub huvi. Ma lähen teistele mängumaadele täna. Härra palun tüütab mind. Aga järgmisel nädalal, järgmisel kuul, järgmisel aastal, järgmises elus, siis küll. Siis me kindlasti ja vot sellel hetkel ma viskan välja uued lubadused, natukene suuremad kui eelmised. No, et huvitav oleks. Kõik pidi olema ju põnev, huvitav. Ja seda ma oskasin müüa ja pakkuda. See töötas, ikka töötas, väga hästi töötas. Landi otsa muudkui hüppas neid kalu sinna konksu otsa. Ja. Tuli ja tuli. Ühest asjast ma ei saanud aru, et aega ei tulnud juurde.
see mäng kurnas mind. Ma väsisin. Ma ei teadnud alternatiivi. Minu alateadvusse kodeeritud uskumused ei lubanud võtta omaks naisenergiat. Ja samuti austada meest. Mehega tuli olla võitluses. Mehed on ju sõdalased ja nemad kaklevad oma vahel. Naine on teenija ja naist kohaldakse vastavalt teenijale. Plika, parem olgu plika. Ei, ma ei saanud aru, et ma tolle sõna kasutusega ka ennast nende sekka lükkasin. Viskasin minema kui vana nartsu. Ja ma tegin ka seda nägu, ma pidin olema kasulik ja ma sekkusin kõrvaliste ellu. Oli need tütred, pojad, vanemad, sõbrad, sugulased. Ma jooksin jalust maha rahva. Ma abistasin neid. Ikka selle vaatenurga järgi, nagu mina nägin, et on õige abistada. Muidugi. Nii ma ei küsinud, mida nad vajavad. Ma kohe asusin asja kallale, kärsin käised üles ja heitusin tegutsemisse, sest sellega ma sain ju natukenegi aega edasi lükata. Ennast huvitavaks teha. Oma huvi kuhugi mujale sättida. Kui aja austamisele, kui naise energia austamisele. Läbi mille võtta omaks meesenergia. Austav meesenergia. Ma ei saanud ka sellest aru, et läbi aja ja ruumi lagastamise ma lagastasin oma vanemaid. Nemadki olid mees ja naine, kes olid mu kokku pannud, kes mu keha olid kokku pannud, kes olid mind kutsunud kehastumisse. Ma ei saanud aru, et ma ei austanud neid, et ma ei armastunud neid, et ma ei hoolinud nendest. Linnutöö universumis polnud mitte kuidagi võimalik ühte naist armastada, teist mitte. Ühte naisenergiat armastada, teist naisenergiat mitte. Poolt kuud armastada ja poolt kuud mitte armastada. Ühte osa päikesest armastada, teist mitte. Mees, naine. Minu sees kas oli avanenud armastus, austus tolle energia suhtes või ma proovisin täiesti põgeneda. Teda võita, juurde võita. Aga milleks? Mida enam ma teda juurde võituks, seda enam ju. Ma oleks lõksu langenud. Küll minu ego ja mõistus oleksid joodeldanud, nemad oleksid uhkuses plaksutanud. Tubli, tubli. Ergutanud mind edasi minema. Ikka ülespoole ja ülespoole. Tekitades minu aiu illusiooni. Trepp tõuseb pilve piirile. Kuid sisenes hoopis põrgu väravatesse. Sinna terava leie kõrvetavatesse orgudesse. Ma olin kukkumas. Kui ma juba ei olnudki kukkunud. Ma olin kukkunud armastusest välja. Ruumistki välja pudenemas. Aga ikka vajas inimloom midagi. Midagi veel. Valusamat, teravamat. Mis kutsuks ta mõistusele. Mis kutsuks ta peatuma ja
leidma julguse viivuks märgata. Et siis tõepoolest ärgata. Kui pikki sajandeid ta oli arvanud, et too unenägu, mida ta vaatas, oligi ärkvel olemine, oligi reaalsus. Ta nõudis, et ka teised usuksid, et too illusioon on reaalsus. Need, kes uskunud, ta leidis endale õiguse nendelt elu võtta. Kõik pidid mõtlema nii, nagu tema otsustas, kuidas tuleb mõelda. Ta solvus nende pihta, kes tema ajamänguga kaasa ei läinud. Ta tulistas nende energeetiliste nooltega, kes julgesid teda reaalsuse radadele sikutada. Ta pahandas nendega. Küsides, aga mis ma siis tegema pean? Elama planeerimiseta. Tolle fraasi peale, kui ma ütlesin, et Jumal naerab sel ajal, kui inimene plaane teeb. On ta minu Jumal, sinu Jumal, meie Jumal või kõigi Jumal või looja või universum või loov energia. Millegipärast on sellel energeetilisel kogumil tavaks inimese planeerimise pihta naerda. Ja anda talle ikka ju uuesti mõista, mida enam ta planeerib, seda vähem asjad plaani mööda lähevad. Oi, inimene on valmis pingutama, nahast välja pugema, et kontrollida plaanis olemist. Selleks tal on jaksu. Tal on jaksu piirides olemises kestmiseks. Ehk ta kasutab termineidki, ma armastan piire. Nii on tekkinud arvamus, et armastus on midagi, mida kontrollida. Kui kontrollib, siis armastab. Kui peksab, siis armastab. Hoolib. Ta ju paneb mind tähele. Kui mõnitab, siis olen talle kallis ja kui tuuseldab mind, siis jagab kiitust. Inimene on valmis igasuguseid asju uskuma. Lootes midagi, mida pole mitte kunagi eksisteerinud. Mida ei saa ka eksisteerima tulevikus ega eksisteeri nüüd. Illusioon. Illusoorne armastus. Platooniline armastus. Tõeline armastus. Armastus kas on või ei ole? Päike kas on või ei ole? Kuu kas on või ei ole? Ei ole platooniline kuu või tõeline päike või? Kuidas meil on meeldinud sõnamängus ennast eksitada. Viies ennast kaugenemisse. Saamata isegi aru, millest me ennast kaugenemisse viime. Ainult tabame enda sees tunnet, kogu aeg on midagi puudu. Monotoone rahutus on jalgade all. Ja sees sügeleb. Kui ma selle ühe asja veel saan, siis mulle tekib rahulolu. Kui ma selle järgmise joogi ära joon, siis on kõik hästi. Kui ma nüüd selle söögi kätte saan, siis minu keha valdab tänulikkus. Kui ma veel ühe tegevuse lõpuni viin, siis
või vähemalt alustan, siis nad panevad ju tähele, et ma olen kiitust väärt, ma jõuan palju, ma olen tähtis. Ja kindlasti ma demonstreerin. Muidugi ma demonstreerin oma tulemusi, kas või poolikuid. Ma veendun, et tulemus on täiuslik. Ma korjan ebakõlade vahelt ära. Näitan parimat tulemust. Ma voolin ennast millegi, mille seest on vead ära kustutatud. Või kus on kõverkohtadele paksud tekid peale tõmmatud. Ma lihvin need puudri alla. Sisse välja, vahet pole kudapidi. Peaasi puudri alla. Ja mõnikord on mul tunne, mu pea plahvatab. Mängu segasus tõmbab mu pea pöörlema. Ma kaotan suunataju. Ma kaotan mõistmise, ma kaotan arusaamise, ma kaotan iseenda. Oma suuna. Ma kaotan kontrolli. Ma kaotan kinni hoidmise, ma lasen lahti. Ma otsustan lasta lahti. Ma otsustan lasta lahti hullumeelsusest. Ja ma võtan isegi selle julguse ülesse. Olla kutsutud hulluks, sest need, kes lasevad lahti hullumeelsusest, nad ju ongi hullud, nad on hulljulged. Oma hulljulguses tõusen ma kõrgema mäe tippu. Mitte selleks, et teistele näidata, vaid selleks, et puudutada iseenda kõige tagumisi konarusi, kõige enam varjul lükatud peidukohti, saladusi, valu, rõõmu. Mäeahelikesse laiuvatesse koobastesse ronin ma selleks, et taas tunda üsalikku puudutust. Mitte selle tõestuseks, et ma julgesin teha. Ma julgesin olla vaid. Selleks, et tuletada meelde minu enda õiget suunda. Et ma julgeksin valida asju kasulikust ootamata. Et ma valiksin julgeda inimesi oma seltskonda. Nendelt tiitleid nõudmata. Et ma valiksin julgeda tulla kohale oma tehisliku näitamängu teistele peale surumata. Ma tuleksin kohale sellisena, nagu ma olen. Ei halvema, ei paremana. Võib-olla mul on vaja öelda, ma olen alles teekonnal. Jah, minus on konarusi. Minulgi on nendega veel väga ebamugav härjada. Ja päris kindlasti ma vajan teie toetust. Nende pimekohtade lahti tegemiseks, nendega tutvumiseks ja veel enam nende lahendamiseks. Ma palun teilt sõbralikku toetust. Ma palun teilt sõbralikku toetust. Olla mul kõrval vaigistamata mu nuttu.
Aktsepteerides meid ka siis, kui pisarad mul mööda põski kolinal voolavad. Lihtsalt olla mul kõrval ja emmata mind sooja kaisutusse, läbi mille ma tunnen, et ma võin olla selline, nagu ma olen, ma võin lasta juhtuda sellel, mis minu seest välja soovib tulla. Hukka mõistu vabalt. Siiamaani on meid vaigistatud. Ära nutta, kõik saab korda. Ära nutta rohkem. Ma olen olnud aktsepteerimatu. Minu nutu vaigistamine on tähendanud alati. Sa võid olla, aga ära nuta minu seltskonnas. Ma ei taha alavaid inimesi enda kõrvale. Tõmba kiivsmail näkku ja lähme edasi või tagasi. Enamasti me oleme kogu aeg tagasi läinud. Minevikus on turvaline. Tegema samu tegevusi ja külastama samasid paikasid. Sest seal on ju lihtne navigeerida. Ehk ei aja midagi nutmagi. Nüüd ma ohkan raskelt. Ma olen rääkinud midagi südamelt, mis on varjutanud mu südamealust rõõmu. Too raskus ei lubanud rõõmul õitsema puhkeda. Suure uduloorina vaigistas ta mu seesmist naeru. Kutsus nägema illusoorseid pilvepealseid. Seda puudutamata puudutust olla keegi. Aitäh, kaunis kuulaja. Ole hoitud, ole kaitstud, ole armastatud. Sa oled mulle oluline.